Kui oled kunagi elektroonikatoodet seespoolt vaadanud või sul on üldteadmisi elektroonikast, siis oled ilmselt näinud või kuulnud kondensaatorist. Kondensaator salvestab elektrienergiat sarnaselt akule, kuid hoopis teistsugusel viisil. Aku salvestab oma energia keemilisse ühendisse, mida saab seejärel muuta elektrienergiaks, et toita kõike, mida soovid. Kondensaator aga salvestab elektrienergia tegelikult staatilise elektrina. See tähendab, et seda saab laadida ja tühjendada palju kiiremini kui akut. Kui sellel on ka mõned puudused. Siin on mul mootor ja propeller kinnitatud puutükile, et see loodetavasti minema ei lendaks, ja mul on akuelement ja kondensaator. Nüüd saan ma ühendada selle aku, et toita elektrimootorit. Ja ma peaksin samuti saama kasutada kondensaatorit, et anda mootori toiteks oma elektrienergiat. See on täielikult tühjendatud kondensaator. Sellest kiirtestist näed, et kondensaatoril on palju väiksem energiatihedus kui akul. Ja siin tulevadki mängu superkondensaatorid. Superkondensaator töötab sarnaselt tavalisele kondensaatorile, kuid on veidi arenenum ja suudab salvestada palju rohkem energiat. Mitte päris nii palju kui aku, kuid seda saab laadida ja tühjendada üsna kiiresti. Kuidas oleks, kui ühendame selle mootori külge? Olgu, see on natuke ebakindel ühendus, kui juhtmeid niimoodi lihtsalt käes hoida. Aga see peaks andma sulle üsna hea ettekujutuse, et superkondensaatoritel on palju suurem energiatihedus kui tavalistel kondensaatoritel. Tegelikult on superkondensaatoril piisavalt energiat sellise väikese lennuki toitmiseks ning superkondensaatori laadimine võtab vaid mõne sekundi. Ja see annab sellele lennukile üsna pikaks ajaks energiat. See lennuk on küll päris lahe, aga ma arvan siiski, et see ei kasuta superkondensaatori täielikku potentsiaali. Nii et ma arvan, et on aeg latti veidi kõrgemale tõsta. Või võib-olla natuke rohkem. Ma kasutan 6 neist superkondensaatoritest, et toita 500 vati harjadeta mootorit suure propelleriga, et näha, kui kõrgele ma saan elektriraketi lennutada. Lähme! Enne kui ma juhtmed lühemaks lõikan ja kõik natuke korralikumaks teen, tahan ma selle kiiresti läbi proovida, et kontrollida, kas esiteks pole midagi valesti ühendatud ja kas superkondensaatorid suudavad mootorit toita. See annab lihtsalt kiiruskontrollerile käsu, mida teha. Ja ma peaksin saama ühendada need aku külge. Ma ei soovita seda üldse teha, aga ma pole sellele veel pistikut külge pannud. Nii et panen selle siia sisse 3, 2, 1 peale. Võib-olla peab see kauem laadima. Praegu ei ole mul akut millegi külge ühendatud. Kas gaasi juurde andma ja vaatama, kas see hakkab pöörlema. See töötab. Kondensaatoreid ei laeta millegagi. Nii et see mootor töötab 100% nende superkondensaatorite peal. See on nii lahe. Vaata, aku on täielikult lahti ühendatud. Siin on väga väike aku, mis toidab servotestrit, aga see ei anna süsteemile mingit voolu. Huvitav saab ka olema see, kui mootor välja lülitub, mis on siis kõige madalam pinge. See kiiruskontroller on mõeldud minimaalselt 2-elemendilise liitiumpolümeeraku jaoks, mille pinge on umbes 7,4 volti. Seega on huvitav näha, kas see lülitub välja. Keera kiirust veidi üles. Ja ma arvan, et ootame lihtsalt, kuni superkondensaatorid tühjaks saavad. Mootor ilmselgelt ei kesta nii kaua, kui sellel on propeller küljes, sest siis on vastupanu palju suurem, tõmmatakse palju rohkem voolu. Nii et kuigi see töötab praegu kaua, ei ole see koormuse all, nii et see on üsna ootuspärane.
Olgu, tundub, et see on nüüd läbi. Nii et superkondensaatorite pinge on ilmselgelt piisavalt madal, et kiirusregulaator välja lülituks. Ja vaatame pinget. 6,4 volti. Nii et jah, mootor lülitub välja 6,4 voldi juures, mis ilmselt polegi piisavalt võimas, et midagi tõsta, nii et see pole probleem. Nüüd, kui ma tean, et toitesüsteem töötab, hakkan juhtmeid ja jootekohti korrastama ning kõik kokku ühendama ja siis saame edasi minna langevarju avamismehhanismiga. Nii, siin see ongi, valmis superkondensaatoriga rakett. Siin üleval on mul mootor ja propeller, mis moodustavad tõukejõuüksuse. Põhjus, miks see on üleval, ei ole seotud stabiilsusega. Ei ole oluline, kus raketin tõukejõuüksus asub, kui uurida pendelraketi eksiarvamust. Põhjus, miks see on üleval ja mitte all, on see, et kui propeller oleks all, tekiks maapinnaga clearance'i probleeme. Ma peaksin ehitama suured uimed, mis ulatuksid propelleri kõrvale. Ja samuti, kui ma pean raketi küljele lisama mingisuguse juhtrööpasüsteemi, peab propeller sellest juhtrööbasse süsteemist hästi eemale jääma. Nii et põhimõtteliselt tekib maapinnast tõusva propelleri ümber kettakujuline keelutsoon. Nii et kui see on üleval, kaovad kõik clearance'i probleemid. Mootorit toidab või juhib see elektrooniline kiirusregulaator. See on 30 amprit ja praegu on see seadistatud umbes 18 voldile, aga minu teada saab see töötada kuni 25 voldiga. Ja siis on meil ilmselgelt terve superkondensaatori plokk. Kokku on 6 superkondensaatorit. Selle põhjuseks on see, et superkondensaatorid on tavaliselt üsna madala pingega. Neid on igaüks 3 voldi jaoks, nii et 6 järjestikku annab 18 volti. Need kõik on ilmselgelt ühendatud kiirusregulaatori kaudu otse mootoriga. Stabiilse raketi jaoks on vaja, et kogu mass oleks ülaosas. Ja samuti tähendab superkondensaatorite nii lähedal mootorile hoidmine, et ma peaksin suutma võimsust palju paremini edasi anda, ilma et peaksin kasutama paksu juhtmeid, mis lähevad alla põhja. Nüüd näete ilmselt seda kollast asja siin. See on tegelikult pistik, mille kaudu ma raketi laen. See on sama, mis mul on paljude oma akude peal ja ma näitan teile kohe, kuidas ma seda laen. Nii et kui ma raadiopuldi sisse lülitan. Ma peaksin saama selle ühendada ja ootama paar sekundit ja see on tõenäoliselt laetud. Ja siis saan lihtsalt gaasi juhtida. See ongi lahe nende superkondensaatorite juures. Ma saan raketi täielikult laadida vaid mõne sekundiga. Nii saame teha palju starte, kasutades vaid ühte akut. Nüüd, kui liigume raketil allapoole, on siin langevarju avanemissüsteem. See on peaaegu nagu tagurpidi rakett, sest tavaliselt on rakettidel langevarju üleval ja tõukejõud all. Aga sellel on tõukejõud üleval ja langevarju all. Nüüd olen selle ehitanud stabilisaatorite süsteemi sisse ja see, kuidas see avaneb, on järgmine. Kogu see stabilisaatori osa on jagatud 2 pooleks ja kummipael hoiab neid 2 poolt koos ning kinnitab selle toru külge. Nii et kui ma vajutan seda lülitit, peaks see liigutama väikest servot, mis on siin sees ja see peaks avanema langevarju. Nüüd, mõned teist, kes pöörasid eriti tähelepanu, kui ma rakette ehitasin, võisite märgata, et see stabilisaatori disain on veidi erinev sellest, mis oli videoehituse osas. Ja see on sellepärast, et see on tegelikult kondensaatorraketi teine versioon. Nii et ma kerin paar päeva tagasi, et näidata teile, mis juhtus esimese versiooni raketiga. Õige, ma ei ole sellele veel korralikku stardiplatvormi teinud, aga ilm on praegu nii ilus, et otsustasin lihtsalt kiire testi teha. Anname sellele lihtsalt veidi kõrgust või vähemalt vaatame, kas see töötab ja kontrollime langevarju avanemist. 3, 2, 1. Okei, see oli huvitav. Okei, teine test. 3, 2, 1. Meil võib olla väike probleem. Oh.
Nii et nüüd, kui olen paar päeva raketti uuesti ehitanud, olen teinud ülemisele poolele mõned muudatused, et see oleks palju tugevam ja olen ka siin muutnud kinnituskohad, kus tiivad kinnituvad kere külge. Loodetavasti on need lennu ajal palju jäigemad ja suudavad raketti piisavalt stabiliseerida, et see ei plahvataks. Need ei keerdu enam ka. Nii et jah, kuidas oleks, kui läheksime ja teeksime sellega proovilennu, et näha, kas see asi tõesti lendab? Lähme! Olgu, hakkame siis pihta. Mul on väike puidust plank stardiplatvormiks. Mul on rakett, aku selle laadimiseks ja pult. Ma tõstan drooni õhku ja saadan selle raketi taevasse. Tuul on praegu väga vaikne. On veidi udune. Jah, peuvine. Aga, see on lihtsalt... Mootsaro on alarm. Nii et 10 minuti pärast, kui ma raketi kaotan, hakkab see piiksuma. Lihtsalt pean natuke gaasi andma, et see peatada. Õige, tõstame drooni õhku. Okei, droon on paigas. Ma pean nüüd raketi akupakiga laadima. See peaks nüüd piisavalt laetud olema. Olgu, ma proovin seda filmida samal ajal, kui seda juhin, sest arvan, et see on parim viis seda teha. Ma hakkan mootori aeglaselt pöördesse ajama ja siis annan täis gaasi, et näha, kas see asi töötab. 3, 2, 1. Tšaa! Õige, ja siis langevarju avanemine. See on nii hea. Kas ma saan sisse sumida? Nii, siin see on. Jah, ma olen nii õnnelik. 3, 2, 1. Yeah! Õige, ja siis langevarju avanemine. See on nii hea. Kas ma saan sisse sumida? Nii, siin see on. See töötab tegelikult palju paremini, kui ma ootasin. Noh, vähemalt nende esimeste katsetuslendude põhjal. Propeller tundub veidi kõver olevat, aga ma saan seda lihtsalt sirgeks painutada või propelleri välja vahetada. Loodan, et märg rohi pole midagi ära rikkunud. Valmistan ette järgmise katsetuslennu. Nii, olen selle valmis seadnud järgmiseks katsetuslennuks. Ma pole veel seda täis laadinud, sest pean drooni õhku saama. Aga sellest esimesest katsetuslennust läks ilmselgelt väga hästi. Ma tegelikult keerasin varem maha, sest arvasin, et see lendab nende puude poole, aga tegelikult maandus see vaid umbes 20 meetri kaugusel. Nii et hoian seekord gaasi palju kauem peal. Vaatame, kas saame rohkem kõrgust juurde. Kolm about. 2 pead. 1 pead. Yeah. Focus. See tundub nüüd üsna usaldusväärne. Nii et ma sulgesin sellel lennul siiski gaasi natuke liiga vara. Praegu on väga raske öelda, kui kaugele rakett läheb, sest ma üritan selle kaameraga läbi pildiotsija vaadata, samal ajal kui filmin või lennutan seda. Ma arvasin, et see läheb nende elektriliinide lähedale, aga tegelikult on see veel üsna kaugel kõigist objektidest. Vähemalt langevari avaneb edukalt ja kõik tundub terve olevat. 3 pärast. 2 pärast. 1 pärast. Ei. Avane. See oli nii napikas. Nii et siis väljas on väga lihtne langevarju pakkimisega kiirustada. Aga ma arvan, et järgmine kord olen ettevaatlikum, sest see oli väga napikas olukord. Ei tea, miks see nii teeb. Võib-olla on kiiruse kontrolleris vett sees.
tundub, et nüüd töötab korralikult. Nii et ma lihtsalt jätkan selle lennutamist. See on tõeliselt lõbus. 3 pärast. 2. 1. Jah, poiss. Kolme pärast. 2. 1. Oh! Nojah, sel korral langevari ei avanenud. Ma arvan, et ma ütlesin lihtsalt kõige ilmsemat asja. Õige, lähme vaatame, mis raketiga juhtus. Loodetavasti see pole katki. Sest ma pean tegema mõned parandused. Mu jalad, kingad ja sokid on läbi märjad. Nii et ma arvan, et on aeg igal juhul sisse minna. Õige, jah. Tundub, et see plahvatas uimed laiali. See on tüütu, sest mul sai sinine filament otsa. Õige, ma arvan, et saime selle siiski mõned head ja edukad stardid. Nii et. Lähme sisse ja võtame selle projekti kokku. Kui olen kõik osad kokku korjanud ja oma kotti pannud. Nii et siin see on superkondensaatoriga töötav rakett. Olen tõesti rahul, kuidas see lõpuks lendas. Eriti pärast neid esimesi katsetuslende, mis olid pigem plahvatused. Langevari avanes enamasti korralikult, välja arvatud muidugi viimasel korral. Ma ei ole kindel, kui kõrgele rakett tõusis, aga ühel lennul parkisin drooni umbes 80 meetri kõrgusele ja see jäi sellest veidi allapoole, võib-olla 60 meetri kõrgusele. Nii et ma arvan, et see oli veidi alla 200 jala. Selle projekti käigus olen ma superkondensaatoritest palju õppinud. Ma teadsin, mis on elektrolüütkondensaator tavalistest elektroonikakomponentidest, aga mul polnud aimugi, milleks superkondensaatorid võimelised on. Ma olin neist kuulnud, aga ma arvasin alati, et need on pigem tulevikutehnoloogia, millest räägitakse kiiret laetavate elektriautode puhul. Nii et neid päriselt milleski sellises kasutada oli tegelikult väga hea. Oli tõesti väga lõbus selle kohta õppida. Tahaksin teid väga tänada vaatamise eest ja kui teile see video meeldis, siis palun pange pöial püsti. Kui oled minu kanalil uus, siis palun vajuta allpool tellimise nuppu ja suur tänu kõigile minu patroonidele, kes on sellel projektide ehitamise ajal mind toetanud. Ma arvan, et viimasest projektist on möödas umbes 3 nädalat. Peamiselt selle tõttu, et siin toimusid plahvatused ja ma pidin nende kondensaatorite kohta rohkem õppima. Suur tänu kõigile minu patroonidele, et teete nende videote loomise võimalikuks ja kohtume järgmises videos. Head aega! Oh, kui külm on.